Arvata on, et ega Riigikogu liikmed ise väga ühistranspordiga ei sõida, ikka autodega siia Toompeale lossi juurde ju tegelikult ühtegi ühistranspordiliini ka ei too, mis on mõnes mõttes ju märgiline. Aga ühistranspordist räägiti täna siin Riigikogus küll ja küsimusega, kes siis maksma peavad. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase vastutada on ka ühistransport ning talle kuulub ka mõte, et laste ja pensionäride tasuta sõidu asemel võiks kaaluda pileti hinda. Väikest, aga ikkagi. Valitsuserakondade juhid taganevad sellest võimalusest. Ma arvan, et ei tasu asjadest ette joosta, et minister tutvustas ühistranspordi reformikava, mille peamine fookus oli tegelikult transpordiliinidel, ehk siis selles, et kas buss liigub punktist A punkti B ja kas bussiga saab inimesed tegelikult liikuma, kuidas saab tihendada seda ühistranspordi graafikut. Aga selge on, et ühistranspordi reform tuleb teha ikka, inimesed tahavad paremaid ühendusi, uusi ühendusi, aga praegu selleks küll kokkulepet ei ole, nii et see reform seisab pikalt ees ja ma arvan, Terras teeb õiget asja, korrastab liinivõrku, aga see kõik võtab aega. Keegi pole otsust isegi lauale pakkunud, käis esialgne arutelu liinivõrkude osas ja selle üldise liini, kui palju meil liine on ja kuidas me liikuma saame ja pileti, tulu ja muu asja juurde me alles jõuame. Opositsiooni paneb aga muretsema alati nende lausete teine pool, et küll arutame ja midagi on vaja muuta. Ei tohiks mõeldagi laste ning pensionäride piletile, ütlevad näiteks sotsiaaldemokraadid. Tegelikult tasuta bussisõit siis lastele ja eakatele peab kindlasti säilima, sest et minna nüüd nende rahakoti kallale sellepärast, et on puudujäägid siis vastavas valdkonnas, ei ole õige. Ja võib-olla jääb nii mõnelgi lapsel ja päris kindlasti neid on huvihariduses käimata ja ka eakamad inimesed, et nendel siis arsti juures käimata või nendelgi on ju seltsielu. Vaadake, ega siis ühistransport vajab ju raha juurde, et Terrase ajal me oleme pannud, eelmisel aastal panime 55 miljonit täiendavat raha juurde ja see on väga suur valdkond. Aga laste ja pensionäridega, seda ütleb Hendrik Terras ka, me kindlasti ei lapi ühistranspordi seda vajakut, et see auk on suur ja see mõte on pigem selles, et saaks ülevaate, kellel, kus sõitmist on, lõppkokkuvõttes see pilet võib ju olla ka nagu Tallinnas on, et ostad selle plastikkaardi ja on teada, kes kus sõidab. Kristina Kallas nendib, et ega piletihinna kehtestamine põrkuks ka muudele seadustele. Mis puutub õpilasi, siis ma haridusministrina selgitan, et meil peab tegelikult olema tagatud õpilastele tasuta transport kooli ja tagasi. Täna on see maakondliku ühistranspordi osa, õpilased kasutavad maakondliku ühistransporti kooli jõudmiseks, et kui me teeme ta tasuliseks, siis tuleb arvestada seda, et õpilased peavad sõitma kooli tasuta. 11 maakonnas muutus tööealiste inimeste maakonnaliinidel sõitmine tasuliseks eelmise aasta algusest. Harju, Pärnu, Rapla ja Lääne-Virumaal pole tasuta transporti kõigile olnud kunagi.